Juba keskajal toimus siin meie Läänemere basseinis selline vilgas kaubavahetus Hansa linnade vahel. Läänest veeti itta Venemaale soola ja Venemaalt läände karusnahku ja seda kõike läbi meie Tallinna sadama. Tänapäeval on reisid lühemad. Laevad on muidugi mõista suuremad, aga kaubaartikleid on palju juurde tulnud. Kuidas aga teha niimoodi, et laev sõidaks punktist A punkti B vajaliku laadungiga ja mida selle laadungiga sadamas peale hakata? See on küsimus, mis vajab lahendamist ka tänapäeval. Mere- ja sadamalogistikuks õppinud Maris on üks nendest, kelle töö rahvusvahelises logistikaettevõttes näeb ette jälgida, et kaup, mis suurte laevadega sadamasse saabub, jõuaks ka lattu ja sealt edasi juba sinna, kuhu vaja. Lihtsale inimesele selgitada, mida sa igapäevaselt teed oma erialal. Praegu ma olen siis logistikajuht, mis antud hetkel tähendab seda, et ma organiseerin ja planeerin meie laotööd. Sealjuures arvestades kõikide klientide soove, kauba vastuvõtuks, nende töötlemiseks laos ja äralaadimiseks siis meie laost. Ja kuna me oleme tegelikult seotud nii paljude erinevate osapooltega, siis see on üsna selline kompleksne. Et peab arvestama nii Sevidori-firmaga, kuna me ise Kailiinil ei asu, kuidas nemad töötavad, millal laevad tulevad, millised on võimalused, sealjuures meie enda muud tööd, aga osa sellest kaubast tuleb siis konteineritega, mis tähendab seda, et me peame organiseerima konteinerterminalist selle konteineriveo enda lattu ja siin siis organiseerima mahalaadimise. Võiks ju arvata, et logistiku töö tähendab paberid näpus mööda sadamat ringi joosta. Kuid tegelikkuses on kõige rohkem tööd vaja teha hoopis kontoris arvuti taga. Sealt käib suures osas kogu tänapäevane sadama majandamine ja meretranspordi juhtimine. See on suur valdkond, sest merd mööda liigub ligikaudu 90% maailma kaupadest. Kui suured need kaubamahud tänapäeva maailmas üleüldse on? Merendusaasta raamatutest tuuakse välja, et siin merd mööda veetakse aastas kustikil 11 miljardit tonni kaupa üle selle. Ja sadamad siis tegelikult ümber laadivad selle võrra rohkem, et see 11 miljardit tonni laaditakse, lossitakse ja mitu korda. Ehk siis selles mõttes need numbrid on merenduses väga suured ja võib-olla inimestele sageli hoomamatud, sest mõnes mõttes meretransport, kaubavedu on selline inimesele nähtamatu, sest see toimub avamerel. Ja kui me võtame siin see näiteid, siis ühel suurel konteinerlaeval, mis veab kaupa näiteks Hiinast Euroopasse, seal võib kauba väärtus olla üle 1 miljardi euro. See peab siis ikka pirakas laev olema. Kuidas aga korraldada merevedu tööd erinevates sadamates, mereasutustes ja ettevõtetes, seda teadmist antakse Eesti Mereakadeemia mereveonduse ja sadamatöö korraldamise erialal. Sadamatöö korraldus, ma saan aru, seal kuvaril on siis simulaator, mis näitab, kuidas see siis reaalselt, päriselt elus siis toimub. Need kraanad siis tõstavad laeva pealt ühed konteinerid maha ja teised võtavad maast ja tõstavad uuesti peale. Just, see on meil üks simulatsiooniprogramm, kus me saame siis läbi mängida, tudengitele õpetada, et kuidas siis tööd terminalis käib ja kuidas seda seal tööd siis optimeerida, et kuna seal need kraanad on kallid, võivad maksta 10-15 miljonit dollarit tükk. Seal on palju väikeseid masinaid, mis siis seda kaupa ette toovad ja viivad, siis töö optimeerimine on väga oluline asi. Ma mõtlen selle sadama majandamise peale, siis see võib olla ka absoluutselt erinev logistika mõttes, et näiteks kui ma Tallinna Bekkeri sadamas töötasin, siis me käitlesimegi 1000 tonne korraga, selles mõttes toimus konkreetselt laeva laadimised, lossimised ja oli tegemist rohkem puistekaubaga. Siin antud juhul meil on kõik pakendatud kaup ja hoopis teistmoodi liigutamine. Aga kakao-uba sellises koguses, see avaldab muljet, et kust see tuleb siia teie lattu? Tuleb ikka Aafrikast. Aafrikast. Seal teda kasvatatakse? Seal teda kasvatatakse ja sealt ta tuleb. Sealt ta tuleb siia ja need, kes seda ihaldavad, need kotikesi siin, kuhu need viivad siis, mis suunad?
see kaup on transiitkaup ja see liigub peamiselt edasi siit Venemaale. See on maiasmokad siis, kes... Maiasmokad, jaa. Vene maiasmokad tahavad Vene selle kõik pintslisse pista. Jah. Milliseid ametikohti teie tudengid täitma hakkavad, kui nad koolist välja lähevad? Sõltub valdkonnast, ütleme, et kuna on siis ka erial on selline töö korraldamine, et siis sageli minnakse kõigepealt kas siis näiteks sadamatesse, on seal siis dividorifirmad, et siis kas või laadimist-lossimist korraldama või siis sellist just merevedu või mingit muu veoliiki siis ka korraldama kõigepealt ja sealt liigutakse vaikselt edasi ka juhtimisastmetele või siis tehakse oma firma. Et ka meil mõningad sellised häid näited on, kes siis ka edukalt on oma firma merenduse valdkonnas teinud ja jätkavad ka seal. Kristiina õpib mereveondust ja sadamatöö korraldust 4. kursusel. Ees ootab veel lõputöö kirjutamine. Merelogistiku töökoht on aga Kristiinal juba olemas. Ja kuidas see töö siis reaalselt sinu jaoks välja näeb? Ma kujutan ette, see on ikkagi arvutiga. Jah. Põhiliselt, eks ole. Sa istud arvuti taha ja millest sa päeva alustad seal töökohal? Näiteks sellest, et ma vaatan kõik olemasolevad tellimused üle, kontrollin, kas kaubad on kõik laevadel, seal sadamas, kus nad olema peavad. Siis suhtlen erinevate klientidega, agentidega, teen hinnapakkumisi. Siis samamoodi vaatan laevu üle, et kaubad jooksid kohale, kui nad jõuavad Tallinnasse, siis toimetan nad saajani. Küsin üle, et kas sa siis päris nagu laeva peale poleks tahtnud tööle saada, nii-öelda päriselt merele minna, kas tüürimeheks või tüürinaiseks või? Sellele ma isegi ei ole mõelnud. Kuigi meil on Mereakadeemias tuulelind, sellega ma olen küll käinud purjatamas Vahemerel ja 2 korda isegi. Aga lapsepõlves Haapsalus, kui sa vaatad silmapiiri, kas siis mõtled, et paneks õige hoopis minema? Ei, seda tunnet küll pole tulnud. Tahtsid ikkagi kohe logistikuks saada? Mis on tegelikult huvitav, et tänapäeva kommunikatsioonivahendid võimaldavad ka töötada Eestis, aga tööobjekt ei ole Eestis. Ehk siis, kas sa korraldad seda laevavedu kuskil maailmas, kus see laev ei tulegi Eestisse, või siis oli ka üks hea näide, kus meil üks tudeng pikka aega peale lõpetamist töötas Tallinnas, aga korraldas naftavedu Reini jõel. Ei olnud kuulda, et ühtegi õnnetust oleks jõe peal tema laevadega või pargastega juhtunud. Kaugjuhtimise võimalus, IT-tehnoloogia, väiksema ajakulu on kokkuvõttes muutnud kogu merenduse valdkonna operatiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Näiteks on Tallinna Vanasadamaski rakendatud targa sadamasüsteemi, kus autode liikumist laevale juhitakse automaatsüsteemi abil. Nõnda lühenevad autode järjekorrad ning väheneb õhusaaste. See on väga palju muutnud mitte ainult maailma, vaid ka merendust, see keskkonnakaitse. Kui palju ta üldse viimase 20 aastaga ta on ikka väga palju muutunud? Absoluutselt, ega mitte kuskil sa ei saa ilma selleta, et sa ei pea arvestama sellega, mis toimub ja kuidas sellele vastu saada. Sadamatele on esitatud väga ranged nõuded keskkonnakaitse tagamiseks ja muidugi laevad ka. Laevad meil teame, et ehitatakse laevu ka, mis on keskkonnasõbralikud ja see on see tuleviku suund. Et kogu selles tuleviku virvarris orienteeruda ning muutustega merenduse valdkonnas kaasas käia, tuleb teadmisi pidevalt juurde hankida. Võimalus seda teha on Mereakadeemia merenduse magistriõppes. Ja selleks on vajagi magistriõpet, et need inimesed tuleksid, ei paneks oma ei paneks munad ühte korvi. Ja, et tänapäeval ei tea ju, et täna on sul ilus töökoht, ametikoht, pool elu õppisid, nüüd pool elu tahad töötada. Homme selgub, et polegi enam seda. Targad masinad, tehisintellekt ja kõik selline võtsid selle üle. Siis sul peab olema mingisugune varuvariant. Ja kõige vajalikumad võib-olla saavadki olema need teadmised ja erialad, kus väga erinevad asjad nagu lähevad kokku.
et merendus ongi selline, seal ju IT tuleb praegu peale väga jõudsalt, keskkonnakaitse tuleb peale väga jõudsalt, et ei saa sellest mööda. No aga kas te olete nii kaua olnud merenduses, kas te umbes näete, milline on see tulevik näiteks 20 aasta pärast? Minu vaimusilm sinna vist ei ulatu. 20 viimase aastaga on see nii palju? Absoluutselt. Et kui nüüd veel 20 aastat edasi sama tempoga läheb või veel kiiremini? Ja ma usun, et veel kiiremini ja see kiirendus muudkui tuleb juurde ja me vist ei tea ka, mis 5 aasta pärast on. Ühest võimalikust ja üsna käega katsutavast tulevikuvisioonist ehk ise sõitvatest laevadest räägime aga lähemalt juba järgmises saates.